Hallo Freunde. Servus. Tervist sõbrad, seekordne lugu on siuke huvitav. Martin lihtsalt ostis endale jälle piletid Saksamaale ja ütles Maikelile, et ma tulen Saksamaale või? Suurem plaan meil on minna üldsegi Tšehhi seekord. Ja siis hakkasid ideed kooruma. Kuidas me läheme Tšehhi? Lähme rongiga või lähme bussiga või lähme millega? Mis plaanid meil veel olid? Lennuk ka ja uskumatu. Mina lendasin siia Ryanairiga 60 eurost. Rongiga siit, isegi mitte Tšehhi, vaid Münchenisse, mis on mingi 500 kilti, oli 200 euri pilet nägu. Lennukiga oli mingi 150 euri pilet nägu. Mis veel oli? Bussiga oleks odavam olnud, aga Maikel ütles, et tema bussiga ei sõida. Ma ei tea ka, muidugi ebameeldiv oleks ka bussiga sõita ja siis me mõtlesime, et automehed nagu me oleme. Maikel, autohandel, Günther võttis oma need portaalid lahti. Me lõpuks jõudsime selle nagu ideeni, et me ostame võimalikult kõige odavam auto ja sõidame sellega, ma ei tea, kas Tšehhi, aga Münchenisse või? Jah, sest et Münchenis on ka üks võimalikult odav auto. Ja Münchenis meil on vaadatud ka välja auto ja siis me mõtlesimegi, et nüüd hakkab siuke challenge pihta, et me ostame Berliinist auto, siis müüme selle äkki Münchenis maha, kui saame hakkama. Ja siis ostame Münchenist auto, sellega lähme siis Tšehhi ehk siis Prahasse ja proovime selle Prahas maha müüa. Proovime Tšehhist osta hea hinnaga Skoda. Ja hea hinnaga Skoda ja siis selle viime äkki Belgiasse hoopis. Proovime Belgiasel maha müüa. Sest Prahas on motocross see nädalavahetus. Mul isa tuleb sinna oma ühe sõbraga ja tal ei ole ka autot ja siis me siit võtame mingi auto ja siis sõidame koos Belgiasse. Belgias mul on ootel Haagis, uus auto Haagis, siis kinnine Haagis, mille ma Eesti toon endale, et siis olen ka äge racing mees kinnise Haagisega. Ühesõnaga, pikk lugu, vaatame, mis sellest saab. Täna on esimene päev ja me juba sõidame ühte autot vaatama. Auto hind oli palju 5 sotti alguses või? 490 ja Maikel siin hommikul juba ütles, et 250. Davai, tule vaatama. Ühesõnaga, me läheme nüüd vaatama ühte Opel Astrat. Automaat, 1.7 bensiin, kõik jutud, kont, värgid, särgid, makid. Ma arvan, et selle peaks saama 4 sotiga Münchenis maha müüa küll. No võt, ja siis see tähendab, et me saame põhimõtteliselt tasuta Münchenisse ja võib-olla 100 euri teenime veel peale ja siis saame Münchenis head, ma ei tea, Vaadi Ellet juua ja uusi autost vaadata. Tänu sellele automaksule ja kõigele meil ei olegi pointe Eestisse autost tuua, et meie need uued challenge'id on siin riikide Saksa sisesed. Vaatame, äkki ja Belgias on ka mitu autot ja ma ei tea, mis siin osas episoodis saama hakkab. Nii et see võib väga naljakas tulla või vist täielikult failida. Lähme vaatame selle Opeli üle ja no me peame täna midagi ära ostma. Tegelikult on isegi 2 Opelit, nii et meil on valikut. Need on üksteisest mingi 20 kildi raadiuses. Äkki saame pärast teisalt ikkagi need valuväljad minna ära osta. 50 ja... Anname tal pleki tasemele. No võt. Ja ühesõnaga, meil on 2 Astrat praegu valikus. Mõlemad on seal 2 soti ringis ja lähme vaatame üle need. Jällegi väga äge auto vaatamise kogemus. Mehel oli nii kiire, ütles nagu meile 2 minuti pealt, et noh, võtate või võta, mis saab. Ja ma ei tea, pildi peal oli makk küljes ja siis tal oli makk juba ära võetud, klient võttis ära veetavalt. Muidugi, jah, võttis on ju. Ise ta võttis selle ära, pani juba teise kasutavalt müüki raudselt. 250 euri automaat, aga see vend ei lasknud meil isegi nagu normaalselt vaadata autot. Juba kiire oli. Nii kiire oli, et nüüd ongi see, et kas automaatkast ikka töötab. Muidu auto oli enam-vähem räigelt, nagu mootor oli muidugi õline ja see teine pill on meil, millel nagu pildi pealt paistab, et ei ole. Ma ei tea, mul oleks nagu räige tahtmine seda teist minna vaatama, sest esiteks see teine 50 euri odavam. Mulle meeldib automaat, sellepärast, et sul on naisterahvale see on see teine. Aga see, mida me vaatamas käisime, see oli automaat ja ma mõtlen, et kui keegi otsib endale kiiresti mingit autot, mis lihtsalt sõidaks
ja aga ülevaatust ei ole sellel. Ülevaatust ei ole. Teisel on kirjas, et kohe-kohe võid kuradi ülevaatusele minna, kui ehk siis see 50 €, ma arvan, et isegi on targem võtta see teine pill, seal on makk üles. Seal on makk ja ta on manuaal, aga ta on ägedama mootoriga. Ja tal on alumiiniumväljed, plussid-miinused. Teine värv on natuke koledam, aga noh. No vaata, sellel on ka ainult tagaukse peal on see mingi asi, ma ei tea, kas see peegeldab midagi või mis asi see on. Tundub lakikajustus mingisugune. Küsimus on, kas me võtame selle ära või riski, me läheme teist vaatama, sest seda me uuesti enam ei saa. See vend oli siuke, ma ei tea, mis asi. Siin on natuke vähem kütust alles. No, aga ikkagi valuväljed ja makk. Kliima, makk. Ja sellel kliima vist isegi töötus tundus sellel praegu. Ma ütlen ausalt, mulle lihtsalt ei meeldi need Habibid. Ja see vendas... No kohe, niimoodi hästi kiirelt, no otsusta ära, tuleb päev sul nina ees juba kapotti kinni vaata, siis sa oled nagu, mida sa varjad? Mida sa võid, kas kohe lendab midagi õhku või mis seda on? Autol isegi tal ei ole elu sees kiire. Termostaat isegi jõudnud lahti tulla. Ühesõnaga riskime ja lähme vaatame teist, ma arvan. Ja kui ei saa, see ka halb ja teist ei saa enam vaatama minna, siis on nii. Siis on nii. Me pidime raha välja võtma. Ja, me ütlesime, et me peame raha välja võtma. Aga no see vees oli nii ebameeldiv, et ma ütlen, et me lähme vaatame seda teist ka. Härra vastas meile just, me sõidame auto juurde. Tut mir leid, gerade gekauft. Teeme keerame otsa ümber, lähme seda teist tüüni. Äsja müüs ära. Ei, meil on autot vaja. Jälle läheb paanikaks. Kõik tundus nii ilus. Me rääkisime selle endaks nii ilusaks. Nojah, selline see elu on meil siin. Ühe lasime üle ja teisega saime ise kohe üle. Me keerasime otsa ringi. Lähme ikkagi võtame selle sinise ära, sest me lihtsalt ei viitsi siin kliinis olla. Ei viitsi otsida ja vaadata neid. Tahaks sinna Lõuna-Saksa poole jõuda. Ja seal on võib-olla palju huvitavam ja ilusam ja soojem. Nii et Habibi võitis seekord. Ühesõnaga kohe läheme vormistame asjad ära. Me loodame siis, et meil on vaja umbes 500 kitti selle pilliga sõita ja no see on ikka üks paras jurakas. Oi või tuudet. Ei saa aru, miks me seda teeme, see on nii kakane auto. Me teeme ilusaks selle. Tõmba minekut. Fenster. Proovid või? Mina ei julgeks. Ma sain selle autoga sõita täpselt 3 kilti ja läks keema, tundub, et veepump on perses ja see vend nagu ütleb, et ei, kõik oli korras, sa valetad, te tahate mind, ma ei tea, politseid lubad kutsuda. Terror. Ühesõnaga Habibi. Korralik Habibi tegi meile nahka. Nüüd meil on 250 € kuradi vanarõue jupp lihtsalt. Ma ei tea, paneme ta käima ja sõidame järgmisse parklasse, aku sai ka kohe tühjaks ja nii kaua, kui ma hakkasin vaatama siin, et mis värk on. Tundub, et veepumba ringlust ei ole. Hakkame siis kuskil Aldi parklas veepumpa kuradi vahetama või ma ei tea. Me tegime endale väga hea kingituse. Ma ütlesin, et see vend on kahtlane. Sellist saksa tripi me tahtsimegi või? See on pilli uuesti käima. Sõidame esimesse parklasse kogu. Ja ma ei tea, kas me hakkame seda hammasrihma ja veepumpa vahetama. Või no hammasrihma ei vaheta veep. Mulle vist hakkab tunduma ikkagi, et siin on ikkagi mingi õhutuse probleem. Õhk on sees vist. Sest praegu ma sain ta nii, et ta ikkagi hoiab tempi. Enne läks kohe üle sotti. Natuke tuuritad ikkagi, siis ronib kohe üle sotti. Loodan, et paneme gasooli juurde, siis saab paremaks seda asja. Politsei! Politsei rufen! Chef kommt! Chef kommt! Ja siis on nagu politsei kommt, kõik tulevad. Põhimõtteliselt 5 kilomeetri lõbusõit maksis meil 250 €, sest autos 100 €. Yes. Ja pluss tosool, pluss tsäkud.
nii et very well started this challenge. Yes. Ja mees läks hulluks lihtsalt, hakkasime karjuma seal teineteise peale ja terror, te teete mulle terrorit. Yeah. No mitte päris karjuma, no tõstsime häält on ju, aga no täiesti pettus, räige pettus. Eksport, kaine garantii. No ta teadis juba. Kui te Saksamaale tulete siukse asju ostma odavaid autosid, siis te peate sellega arvestama. Mitte ainult odavaid. Järgmise auto me laseme niimoodi soojaks, et termostaadid kõik on lahti, kõik, sa pead alati kontrollima ja me ei saanud aru, mis tal nii kiire on. Ja tal oligi see kiire, et auto soojaks ei läheks. Ja no ilmselgelt nad on teinud neid kordasid, sadu kordasid ja neil on nagu nii külm süda juba, et ma ütlesin, et davai, teeme 2 sotti ja saad 50 € 5 kildi eest on ju. Ja ei, täitsa haige. No see pill suri nii ära, et roolivõimud lõpuks ei töötanud enam ja mingi aku oli nii kellu ja nii, mis kell on ja kuidas me saame Münchenis 4 soti. Praegu tundub, et see 4-sotine rongipilet oli parem diil. Sellist struggle'it pole varem näinud, aga mis ei tapa teeb tugevaks ja väga hea õppetund. Ei tasu mitte kunagi ühtegi sellist venda usaldada, mitte ühtegi viisi nagu. Ükskõik, mis ta räägib, on vale. Kõik täiesti vale. Kulutasime pool päeva ja 150 € praegu selle peale, et me ei olnud mitte midagi. Miinus 150. Ting, ting. Mis me nüüd teeme? Ütle. Ma juba saatsin vahepeal sõnumeid. Täitsa õige. No me läksime ikka täitsa närvi ära ja mina olin autos, siis kui Maicel karjuste peale ja Maicel oli autos, mina karjuste peale ja vend lihtsalt ei võta kuulda. No. Täpselt siuke tunne, et võta kuradi juustest kinnitust üles. No täpselt. No ei ole mõtet ka nagu mingit jama ajada vaata. Politseiga ei viitsi tegemisi teha ühesõnaga. Aga lihtsalt, fuck. Vend tuli ja pildistas siin auto numbreid meile. Mida sa teed sellega? Mida ta teeb? Teeb Maanteeametis päringu numbrile või? Transpordiametis. Wow. Okei, alustame uuesti nullist. Tere tulemast siia episoodi. Olen Saksa tulnud ja täna hakkame autot ostma. Ilus päev on täna. Noh? Vaata, ma assin endale X5. Tegelikult? 5 sotist. Suht hea. Millal keema läheb? Varsti. Kaua sõitnud sa oled sellega? 800 meetrit. Ma oli näpp ilmselt mikri ees. Räägi otsast peale. Ma vaatan, sa oled swapinud autosi nii räigelt, et X5 on juba käes. Ja päris hästi on läinud meil siin. Terve päev on läinud selle ühe Astra peale. Me saadame talle kindlasti ilusad tervitused Molotovi kohta. Oi, aata. Mis oli see King automobiile, jah. Mercedes. Natuke filmisin ka. See oli väga äge Mercedes. Täiesti haige. Nii ilus Mercedes. Mersu mees ütles, et oi, hind on nii hea ja pole kõik on äge. Ausalt. Ühesõnaga, see oli täis üle lend jälle, see vend ütles, et no lõpuks ütles palun vabandust. Siuksed mehi tänasest päevast kuidagi liiga palju olnud. Neid paliseid sakslaseid. Nii, meil on 3. auto nüüd valikus ja kui see ei tööta, siis on päev läbi jälle. Ei, no siis vaatame lennupiletis sulle Tallinnasse pühapäevaks ja... Äge. Jah, me vaatame, see nüüd tundub nagu... Pilti tuleb on ilus või? Jah, ei ole nagu shot auto. Meil wir haben diese Kabel. Wir haben.
märkamatult on ilusast autoostust jõudnud kätte uus päev, sest meil läksid asjad väga hästi jälle. See Polo vedeleb Michaeli maja külje peal ja sellega ei saa kuhugi sõita, sest see võtab... See on nii hea lihtsalt, me jätame selle Berliini müüki. Ja ei, sellest saab nagu räiged kasumid. Tegelikult ilmselt saabki selle sama rahas tagasi, võib-olla natuke rohkem. Aga see võtab nii räigelt õli ja eile sai mässatud veel. Karteri tuulutuse panin kinni, kõik asjad. Ma lootsin, et nagu mingi easy fix on. Noh, koha peal ta natuke suitsus, aga kui päriselt sõitma hakkasid, siis oli siuke pilv taga. Nii et meie 400 eurose peso või selle Pologa Münchenisse minekust ei tule midagi välja. Ilmselt nagu nii prillikast. Me oleme seda jama 2 päeva nüüd teinud ja täna me otsustasime, et no limits, mis iganes hea diili me leiame, siis selle me võtame... Õsaka ostame nüüd päris auto. Et nagu te näete siin sellest videost, siis elu siin Saksas, Berliinis eriti on ikkagi keeruline see autoostu maailm. No. Et nüüd me läheme ühte Škodat vaatama, mis on ikkagi nagu uus auto. Ühesõnaga, me peame challenge'it alustama teisest kohast. Selle fakti me kinnitasime. Siit ei ole võimalik osta kuni, ma ei tea, 500 eurot. Kõik need on nagu sellised pellikud, et need on nii lõpuni ära aetud. Aga noh, me feilisime oma selle esmase nii-öelda plaani, nii et proovime nüüd siis paremini ja teistmoodi, nii et ma ei tea, mis saab. Lihtsalt oleks võinud selle 4-sotise rongipileti osta. Ja, kes me peaks teada saanud, et ei saa odavat ja siis oleks võib-olla kutsud sõbrad külla, oleks jälle mingi 6-kesi, kõik, mingi Vampiro ja pere ja kõik hakkame 5-sotise autot challenge'it tegema ja lõpuks oleme nimelt 8 autost 7 on seal samas kollases prügikastis lõpuks. Ja Michaeli maja taga kuskil kuradi põõsas. Aga ei noh, kogemus on võrra jälle rikkam. Järgmine kord ma luban, et kui ma tulen Berliini, siis mul on oksjonit auto ette ostetud. Ei no see võib ju diileri juures ka ette ostetud. Maksab bronni raha ja... Aga see inimeselt inimesele, no meile võtsime ühe venna peale, see sama Mersu vend. Me vedasime teda pool tundi, ta oli meil autos ja kui me selle auto ära vaatasime, siis Michael ütles talle, et see auto oli nii rõve, et me viime siit lähimasse raudteejaama lihtsalt. Mina ei viitsid aga tagasi minna. Läheb mingu rongiga ja mõelgu üle, kas kulutusse tasub panna kõik asjad kirja või mitte. Ja see auto tegelikult oli ju Michaeli kodu lähedal ja me käisime teda põhimõtteliselt linnas otsimas, peale võtmas ja siia Michaeli kodu juurde tagasi tulles. No võt, lähen vaatame Škoda üle. Saame siit äkki liikuma kunagi või ei saa, ma ei tea üldse, mis päev täna on ja mis aasta on.